Shout out to Siim, väga muhe vend, andis meile siin kasti veini. Hei kõigile, oleme alustanud tagasiteed siis Brisbane'i Narrabrist ja oleme poole tee peal ja sisuliselt mis praegu juhtus on väga sellepärast autol tuli gaasipedaali mingi haige vibratsioon sisse ja järsku käis mingi laks ja vaadake sinna, midagi lendas auto alt ja terve pokis, see koht läks põlemise, midagi lendas auto alt. Meie tegime seda. Ma ei kujuta ette, mida teha, kuna me oleme keset kuskil kõrbesin ja mine vekki ausalt. Ei no mootor töötab, jah? Võib. See lõke võib siia väga kiiresti teha, jah? Tees, mida me tegime? Rihma pole enam. Kus kohas? Seda rihma näed, jah? Aga see on mis keneka rihma, seda mootorit. Näed, seal peaks mingi rihma näha. Ja näed, sealt on mingi asi puudu. Midagi lend. Kuule, aga pärast juhtu midagi, kuredi mootor põlema. Me oleme autos sees. Jooksin välja. No meil asjad ju kõik. Tähtsam on jälle. Mis me teeme? Sõidame rahulikult. Sõidame rahulikult. Palun vii meid Prissi kohale auto, palun. Tule helistame mingisse hädaabisse. Auto iseenesest sõidab. See on, ma arvan, see generaator rihmas, sealt lendas mingi jupp ära kenekalt. Auto kinni paneme, siis on ju... Mis siis tööle enam panna ilmselt seda? Ma ei tea, täitsa pohka pääseb Prissi ja sõida sotiga, ära väga kiiresti sõida. Mingi 90-ga. Ma arvan, me peaksime praegu helistama mingisse hädaabisse ja andma teada, et siin mets tuleb. Kus kohas me oleme, mis me asukoht on? Mis need numbrid on teada? 3-0 on Mendikas. Emergency number. Hello, fire department. Hello, we spotted a fire, like big fire, but it's just starting. It's in Cunningham rest area. We're riding from Narrabri to Brisbane. We're like 200 kilometers off Brisbane, a little bit less. That's a good question. Is it any way you can locate my phone? Give me one quick moment. I'm gonna pull up my Google Maps so I can tell you the location. Okay. Politsei läks sinna poole just. I think there was police already heading that way, but I think it's random. Okay, it's just you've got Brisbane here, and if it's anywhere near Cunningham, South, wherever it won't be Brisbane, so I'll need as much detail as possible so I can So we're heading towards Warwick, and we are... So you haven't got to Warwick yet? No, we are... I'm gonna tell you, we are... like... Give me one moment. The internet is so bad here. I would say we're about 25 kilometers away from Warwick. Okay, so from Narrabri to Warwick, you're about 25 kilometers. Away from Warwick. Yeah, before Warwick? Yes. Yep, alright, okay. And you're on Road 42, which I think will be the Cunningham Highway? I think so, probably, yes. Okay, and the name, you said something about Cunningham rest area? Yeah, I saw a sign that said Cunningham rest area. So is that where the fire is? Võtsis. Pani metsa põna. Auto on katki. Alright, and you couldn't see anyone else around? No, there's cars driving past it, and I saw an emergency car heading towards it, but other than that, no. But it didn't have any signal lights on or anything. It's just randomly driving past, I think. Alright, and what's your phone number? My phone number 043. Okay, because it's come up as a default mobile, so your SIM card's not in it. No, my SIM card is in my phone, but I have a prepaid SIM card. So. Oh, okay. So I've got 043. Yes. And what was your name? My name is Geir, G-E-I-R. The communication centre that I send this to needs any further information. They might give you a call back. Yes. Okay. But they may already know about it. But I'll send this along to them and they can
go and check it out. Yeah, no worries. All right, okay, thanks a lot. No worries, thank you. Bye. Okei, me siis proovime nüüd rahulikult liikuda Brisbane'i poole. Sõidab ja rääkides, kõik on korras sõidumehhanismi. No auto iseenesest sõidab ja selles siis, aga midagi lendas autolt ära ja gaasipedaalil tuli just enne seda tuli haige vibratsioon sisse. Siis ma ei tea, sõitsime edasi rahulikult, lasin gaasipedaali korra lahti ja siis käis mingi räige laks, nagu oleks mingist kivist üle sõitnud või midagi. Ja ehk siis see rihm oli ilmselt nii kuum, et nii kui ta läks sinna kuivanud rohu peale, see kõik on kuivanud rohi, mis siin ju tee peal on. Kõik on kuivanud rohi. Ilmselt oli nii kuum, et tekitas lõkke. Ma loodan, et seal mingisugust suurt lõket ei tule meie pärast. Ja mingisugune hädaabi auto juba liikus sinna poole ka, aga ta oli pilkuri peale. Sellest 2-3 minutit peale seda, kui meie seisma jääme, et tal ei saa mingit teadet veel olla selle kohta. Ja ma loodan, et me jõuame Brissi kohale ausalt mida pekki lihtsalt. No, ma kardan, me jõua kohale. See on ikka väga... No õnneks me ei ole enam väga kaugel Brisbane'is, see on nagu plusspunkt, et me oleme vähemalt 400 kilomeetrit juba sõitnud ja kõigest mingi 150 ja midagi sellist on veel nagu minna. Kui see on ka ainult rihm, selle saab ära vahetada. Rihm ei teenuks tähelt ja ära lenda. Võib-olla oleks lihtsalt rihm katki, vaata, ja siis hakkas seal käima niimoodi, vaata, täiega kuskile vastu, vaata. Ja ma arvan, sellepärast see vibratsioon tuligi, vaata. Ja siis lõpuks lendas nahku kuidagi. Ja nüüd läheb tuletõrju ja sinna sõidab. Ja nüüd ma saan aru sellest, et räägitakse, et ärge tehke metsas lõket ja ärge jätke tuld järelevalvet. See oli uskumatu veel. Isegi kui oligi meie autosse mingi jupp, siis see oli rihm, ma ei tea, tegi mingi heina kuumaks ja siis see lõi tule üles, see oli reaalselt mingi vähem kui 30 sekki. 10 sekundiga oli see 3 meetrine see löök, et päris õhkem. Täiesti õhkem. Ja siin ümber ringi on kõik nii kuiv meil ka, et pohvilt põleb mingi terve hektar maha. Ja ongi. Vähem minut, me vaatasime selja taha, see lõkke oli juba nii suur, et meil on midagi seal teha. Oleks ta väike lõkke, et oleks läinud pudeli vett peale visanud ja oleks korraselt, aga ta oli, kohe oli suur, hulm lõkke. Ärge oska kõige odavamad autod. Back in Australia, in the city. Sa jälgi teed, tere. Nüüd mu kohe surprise ära. Pane. Proovi korraks autost käima. Okei. Mister. Jõu, tulime tuba. No, millegi pärast mõtlesin, kas olete teie või ole. Päris hea üllatus, Ma ei tea, kas hea just, negatiivne see. Jõu, noh. Sa ei tea, mis seiklus meil oli. Panime metsa põlema tee peale vahepeal. Autol on küljest ära. Reaalselt haige laks käis. These are my visitors, Jacob. Hi. Oh, my boys. Nice to see you, finally. Mida ekspert ütleb? Ei tea mitte midagi autodest. Ma arvan, et see ketas peaks sükka olema. Nagu ülejäänud kõik on. Päris hea ajast oli autol putsi minna. See oli 200 kiltisid. Aga saad aru, kui soe siin on täitsa mõnus, noh. Narrabris oli räigelt jahedam ikka, jah. Auto on normaalselt täis pakitud asju. See on niisugune väike auto, et ainult esiistmetele saab istuda ja ülejäänud on kõik pagasid täis. Chelsea! Muidu tõmbab. Jalga. Nii, oleme ennast siin sisse sättinud. Seekord saime siis meie selle pika toa. Aga pole viga, see on ka päris chill tegelikult. Kalvin ostis endale kaua oodatud kõrvaklapid lõpuks. Räägi meile, Kalvin, mis klapid need on? Mis need teevad? Miks just need ostsid? No, kuidas neid ülevaateid tehakse on? Tegu on siis Bose Quiet Comfort 35-ga. Tegu on siis
müra summutavate kõrvaklappidega, juhtmevabad, müra summutuse efekt toimub niimoodi, et kõrvaklappide peal on mikrofonid siin iga külje peal ja need püüavad helid kinni, mis tulevad, mis muidu segaksid sind. Kõrvaklapi sees on olemas väga peen protsessor, mis teeb nendest helidest, teeb negatiivsed helid, ehk siis su kõrvadesse tulev heli ei tule su kõrvadesse, sa kuuled ainult audvaikust juba ilma muusikatagi. Ja kui sa paned muusika kõrva, siis räägitakse, et võid lennukis olla niimoodi, et ei kuule väljast tulevat alt. Kaua aku kestab, kui need Bluetoothiga on? No ma arvan, et see mingi 20 tundi, et täitsa niitše koona. Maksin ka natuke pakendi eest, et andsin poemüüjale paar sotti lisaks, et pakendi paneks ilusti siin mulle kokku, et katsu, kvaliteet. Väga, jah, siuke slopi, odav tund. Mis tegid? Juba läks katki. Palju see maksis siis selle eest? Palju see lõpuks siis maksin nende eest? Hinnaks tuli $470. Täiesti haulikult. Ma kuulen need äpid, ma kuulen sind ka lihtsalt on. Et teil töö peal. Nüüd selle peale paned. Nüüd on noise cancellation peale. Jaa, ma kuulen nagu läbi enda keha kuulen, vaata nagu keha veriseb, vaata. Aga selle peale on läbi keha nagu neid hääle tuleb. Ma kuulen nagu midagi kuulen, vaata. Tere hommikust rahvas! Sväks, No tervis, kallis rahvas, siin HD Tanel. Ja tänases videos me lähme esimese asjana sööme hommikust kuskil väljas restoraanis. Jumala õige teema teeb mingi aparaat filmib. Nagu tiipu. Käib või? Jah. Järgmises videos näete, kuidas ma istun selle veinipudeli sisse. Kuhu sisse istud? Lahe, okei, jah. 6 kilo alla võtnud. Paned või? Ma arvan, see kaal on metsas. Kilo võiks seal on umbes. Paneme 2 tükki peale. Palju on? On umbes 2. Ei no ütleme nii, kaal peaks töötama küll. Mis on väga täpne kalibreerimine. Väga täpne mõõteinstrument. See on kõik Gainsid kodunud mehes. Lähme sööme nüüd ruttu. Aitäh Mari-Liis, aitäh Siim. Shout out to Siim, väga muhe vend. Andis meile siin kasti veini. Söög. Hakka nüüd õõruma. Pane mootor käima. Seksikas. Tere jää vaid, anna siia see kaamera. Kiimas koer. See asi, mis teed? No just. Vend on haigel kiimas, äksi täis. Nagu rõve lausa. Chelsea, mida sa teed? No, stop it. Kas? Jõudsime siis Kmart Tire and Auto Services ja laseme mingil töömehel üle vaadata, mis siin kapoti all on. Ja äkki nad oskavad meile öelda ja öelda, palju see parandus maksma minna võiks ja kaua aega võiks võtta. Mis see? It's getting pretty hot here, right? Yeah, absolutely. It's like summer. Yeah, we came from Narrabri and there was different weather there. like our window was frozen basically almost every morning. Yeah. Ma ei tea, hea teenindus. Selline ämblik on, teda kutsutakse vahepeal kuldse võrgu ämblik, sest näete, et mingi nurga all on ämbliku võrk täpselt nagu kuldne, näete? Ja vahepeal, tal on nii tugev see ämbliku võrk, et vahepeal jäävad isegi need linnud siia sisse lõksu. Näed, ma tõmban täiesti, nagu, ta on sama tugev umbes kui Tamiil. Sa oled lugenud selle ämbliku kohta? Jah. On mürgine, ei ole? Ei ole. Ja näed, vaata, näed kuldne. On jah. Näha küll, jah. Ta on päris hästi näha isegi, et ta on kuldne. Vaadake sellist asja. Rõve. Ja te ei saa praegu aru, kui tugev see ämbliku võrk on. See on nagu reaalselt katsu, nagu niit. Vaata. Said katki teha? Nagu mingi, nagu plaat oleks õhus, vaata. Jaa. Täitsa pekkis, me peame ära minema siit, siin nüüd tuleb ka Austraalia suvi peale ja kõik kuradi rõvedad loomad ärkavad üles uuesti, hakkavad tegutsema.
väike kehakinnitus ja siis me läheme vaatame poes ringi veel veits ja siis me vaatame, mis teema selle auto on, kas me saame selle odavalt korda või ei saa. Seda olen lugenud. Nice. Seda olen lugenud. Või noh, kuulanud, me kuulasime Farmis neid raamatuid. Ja see on sitaks hea raamat, nagu kõik, kes kellel ei meeldi lugemine, tehke Audible ja kuulake see raamat. See on nagu, see räägib tervest inimajaloost, Big Bangist algusest ja isegi enne seda ja kuni tulevikuni välja. See räägib nii huvitavalt ja arusaadavalt, see ongi nagu see raamat eripära, et see on nii huvitav ja arusaadav. Ja järgmine on Homoteos, näed, selle ma kuulasin ära. See ei olnud kõige parem raamat, aga ta oli hea. Üks parimaid biograafiad, mis ma elus lugenud olen, Kevin Hart. Väga hea raamat. Ühesõnaga võikski jääda neid vaatama. Unshakable, see oli täielik sitt oli see, ma ei tea, mul räägiti, et see on haigelt hea raamat, aga mul üldse täielik vast jube asi on see. No nii, me saime mehaanikute käest teada, mis autol siis viga on. 2 asja põhimõtteliselt. Üks on siis see, et kuskilt lekib õli mingisugustes... Mille sisse selle lekkinud? Ma ei tea, ühesõnaga kuskil lekib õli kuskile mootori mingi teemadesse ja... Aga teine asi, mis siis oli sellega konkreetselt, et see oli siis õhukonditsioneeri see rihm ja tänu sellele meil õhukonditsioneer enam ei tööta, aga see ei takista autot absoluutselt mitte kuidagi liikumas, lihtsalt peame olema ilma õhukonditsioneerita ja parandamine läheb 1500, me võtsime auto mis ta oli mingi 7-8 sotti, et ei ole nagu mõtet ära parandada seda. Et sõidame aknad lahti lihtsalt. Aga ühesõnaga sellest on hea teada, et ei ole midagi väga hull auto viga ja see, mis on viga, et saame selle ära parandada homme, nii et noh, pole hullu, saame hakkama. Järgmises videos näete, kuidas ma istun selle veinipudeli sisse. Nii, tere tulemast siis Modern Art Museumisse. Ma ei tea, praegu siin käib ühesõnaga Marveli mingi näitus ja me läheme seda vaatama. Tulge! Kahjuks meil ei lubata siin filmida.